No tere, Kristjan! Tšau, Max! Kuidas Lõunamaal olukord on? Päike paistab, taevas on selge, aga lähme vaatame, mis põllu peal vahepeal juhtunud on. Lähme! Oleme Tallinnisu põllul, kus olime 3,5 kuud tagasi ja pilt on päris muljetavalt muutunud või mis sa, Max, ütled? Jah, et kui vaadata seda aprilli põllupilti, mis siit talvelt välja tuli ja nüüd siis olles siia tagasi põldu tulnud, siis nisu on päris kenasti taastunud ja tegelikult ka üle Eesti nisud näevad hetkel väga head välja. Ja olen kuulnud, et ka siin lõuna pool juba varajasi Tallinnisu sorte koristatakse. Et Kristjan, mis see esimene tagasiside on? Tagasiside praegu on olnud üpris positiivne, et koristatud on Ahoid, Ramirot ja pigem on olnud ikkagi näitajad tublid. Kui eelmisel aastal maadlesime siin mahukaalu probleemiga, siis sel aastal on mahukaalud ikkagi tublisti üle 750, isegi olen kuulnud 800-seid. Ja kõik muud näitajad on ka ikkagi olnud toiduvilja kategooriast, nii et sel aastal pigem on läinud paremini, et taimehaigustega on olnud kontrolli all ja tõesti vaadates neid viljapäid ka, siis ikkagi terad on palju kenasti ikkagi täitunud. Nii et loodame heale koristusilmale ja et me saaks kõik selle tulemiga põllu pealt kätte. Ja kuna nüüd talivilja koristused on käimas, siis ei ole kaugel ka enam uute külvide aeg, et tasub üle rääkida ka veel puhtimisest. Et puhtimine on kõige odavam ja lihtsam viis siis taimi varases faasis kaitsta ja meie portfellis siis oleks soovitus Kinto Plus. Et Kinto Plus on 3 erineva toimeainega puhis. Temas on sees ka fluksapüroksaad, et kuna on põllumehi, kes külvavad ka teravilja järgi, nisu järgi põlde, siis just fluksapüroksaad aitab ka nii lumiseene kui tüfoloosi vastu paremini kaitsta. Et oleks siis põld tugevam ja kevadel kõik kenasti alles. Ja ega siinkohal ongi see meeldetuletus, et kui hakkate uusi külve planeerima ja eelkõige ka oma seemet kasutate, siis kindlasti kontrollige seemnevilja kvaliteeti, mida maha külvate, et ei tekiks üllatusi. Ja siis loomulikult põllud ka siis enne külvi ikkagi heasse korda ja siis juba saagi aasta 2027 võib alata.